Nii, see nüüd istume siin Viitna raamatukogus ja see on eriline koht minu jaoks. Seoses Lahemaaga, kuna siin oli minu esimene korter, see on 2-toaline korter, see osa, kus praegu istume, siin oli köögiosa, see suurem tuba oli siis elutuba ja seal taga oli siis magamistuba. Nüüd ma elan siin teisel korrusel selle oma vana korteri peal. Ja minu naabrinaine oli Margit, kes siis minu vastas seal elas 3-toalises. Mis puutub nüüd Lahemaale tulekusse, siis minul oli selline lugu, et 73. aasta kevadel ma otsustasin, et 4 aastat koolmeistri ametit mulle piisab ja ma valisin välja omale töökoha Tallinnas. Eesti merelaevanduses. Seal oli 2 nädalat uuriti siis tausta ja siis teatati, et ma sobin sinna ja käisin töövestlusel seal ja et hakkan seal siis tööle merelaevanduses. Korter oli Nõmmele ka välja vaadatud üürikorter, aga Anne Kurepalut ma tunnen juba ülikooliajast, me olime ühiselt seal Uues Tiigis. Ja tema oli siis tulnud Lahemaale ja siis tema teatas rõõmsalt, et kas sa ei tahaks ka siia tulla, et siin on nüüd Lahemaa rahvuspark on asutatud ja et kas sind huvitab. Ja kuna ma olen maal nagu elanud ja maaelu mulle sobib, loodus ka meeldib, siis ma mõtlesingi ümber. Ja koos Kaasik Arnega me käisime siis vestlusel Metsamajanduse ja Looduskaitseministeeriumis. Ja 15. juuli 72 vormistati mind siis tööle. Aga enne seda ma olin siis juba siin käinud Lahemaal vaatamas. Anne oli siis Uustalul. Kuna see oli piiritsoon, siis muidugi see käik oli selline, et mitte vahele jääda. Õnnestus, ei jäänud vahele piirivalvele ja pärast muidugi saime juba piiritsooni loa. Ja see piirkond oli täiesti tundmatu maa, sest siia ma ei osanud mitte unistadagi, et ma siia põhjarannikule üldse siin saan ringi käima kunagi, sest mul ei olnud mingisugust põhjust selleks. Ja kõik see oli uus ja huvitav, aga see rahvuspargi idee tundus väga huvitav ja ka vajalik. Millal sa sellest rahvuspargi ideest esimest korda kuulsid, et kas Anne tuli sulle Tallinnas külla ja ka kuskil kohviku? Ei, Anne juba oli siin tööl ja siis ta sellest rääkis. Aga sa läksid talle sinna Uustallu külla? Ja ma läksin siis külla vaatama, kui ma Tallinnast hakkasin esimest korda siia poole sõitma seda Narva maanteed pidi. Küll see lavamaa oli igav ja see Tallinnast välja sõit, seal oli väga koledad need hooned, igasugused laohooned ja teab mis, et see ei mõjunud kuni siia metsapiirini, kogu see tee osa mulle ei mõjunud mitte hästi. Mõtlesin, kas tõesti, et nüüd tule siia sellisel lageda peale midagi eriti pole. Aga siinpool on palju metsa ja muidugi see asi muutus üsna ruttu. Ja miks ma siia nüüd sattusin, miks ma Metsamajanduse ja Looduskaitseministeeriumis nagu selle pääsu siia ka sain. Ma arvan, asi on selles, et keeleoskus oli see mis mulle siin selle boonuse tõi, sest ega rahvusparkide kohta eesti keeles mitte midagi olnudki olemas üldse. Ja esiteks siin kohapeal tuli seda olusid õppida, aga hakkasin kohe tõlkima, väga palju tuli tõlkida ja ma näitan, meil on siin arvutid ümber ringi, aga ma olen üks kaust, kuidas siis asi käis. Siin samas olid siis looduskaitseinspektorid ja mina istusin ka siin ja tegin oma tõlketööd ja siis tuli, lihtsalt võtsin ilusa uhke paberi ja ikkagi siis täite sule peaga kenasti niimoodi. Siis oli osa tõlked, mis läksid Metsamajandusministeeriumile, Edgar Tõnuristile, lihtsalt, et oleks inimestel informatsiooni, eri keeltes sai seda teha. Inglise, saksa, vene keelest polnud midagi võtta. Soome, saksa ja poola keelest ma tõlkisin palju. Rahvusvahelisi looduskaitsematerjale. Jah, aga poola keelest ma tõlkisin. Seal oli väga häid materjali, mis puudutas planeerimist. Rahvusparkides? Rahvusparkides, jah. Saksa keelest.
ja vot ja siin nad Poola siis on keelest. ja poola keelest, kuna vene keele baasil poola keelest eesti keelde on täitsa võimalik tõlkida, see on võimalik, mitte vastupidi. Ja noh, siis oli niimoodi, osa oli siis mustandtõlked ja osa läks siis trükki ja kui oli tarvis need eksemplari rohkem, siis oli õhuke paber ja siis meil oli siin sekretär, tema siis trükimasinaga nii palju kui kannatas, noh maksimum oli siis 4-5 eksemplari, siin on muidugi, siin on üle 2 eksemplari tehtud. Ja nii see asi siis käis. Nii et see suhtlemine rahvusvahelise looduskaitsega oli ikkagi algusaastates juba prioriteet. Ja oligi ja no teine asi oli see, et noh Soomega oli siin, kuna Jaan Eilertil oli Soomega väga head sidemed ja ma käisin ka seal Soomes teemaga ükskord kaasas ja siis ma olin ka nagu tõlgi eest seal kaasas ja et soomlaste kaudu saime, kuigi noh, neil otseselt ei olnud, aga jah, Soome materjali sai ka väga palju kohandada. Ja muidugi siis USA ja Yellowstone'i rahvuspargi asju neid sai ka kätte, sest Eilert oli reisinud ja nende raamatukogus, seltsi raamatukogus oli palju materjali, mida ma siis kõik ümber panin jälle eesti keelde. Ja siis, kui tuli see rahvuspark juba hakkas nagu kuulsust koguma, siis see keeleoskus oli jälle siis, seda kasutati jälle ära, siis ma pidin neid igasugused küll riigimehed ja küll igasugused rahvusvahelised seminarid, delegatsioonid või siis ka kultuuridekaadid olid sel ajal, kas Hahi ja 70 jah, siis ma pidin jälle giidiks olema. Nii et seda rahvusvahelist rahvast ikkagi käis kõvasti. Käis jah, aga turist hakkas hiljem käima, aga need olid just sellised vabariigi külalised või looduskaitsetegelased, jah. Et siis hakati kohe siia tooma, et näitama, kuna see oli Nõukogude Liidu esimene rahvuspark ja nii edasi ja isegi Moskvast oli ekstra siin sellised eri riikide kommunistid, kes Moskvas õppisid ja käisid siin ka siis vaatamas, kuidas siin on ja nii, et see oli väga niisugune, mitte ainult teadlased ja kultuuritegelast, vaid ka siis jah, see oli nagu propageeriti siis seda rahvusparki. Missugune see marsruut siis tavapäraselt sul välja nägi? No see marsruut oli, see oli ette antud ja seal oli siis nagu öeldakse 5 minuti täpsusega pidi olema ja ennem seda käisime siis selle marsruudi läbi koos teatavate töötajatega ja siis oli alati, kui oli organitest pidi olema keegi kaasas ja ka marsruudi vaatamisel ja muidugi selles rühmas oli samamoodi, kui oli inglise keeles oli vaja rääkida või soome keeles, siis ma pidin alati sama tekstiga vene keeles. Kuidas see võimalik oli, et üldiselt olid nagu küüditatud ja nende perekonnad olid nagu ei pääsenud nii lihtsalt piiritsooni, eks, ja sinul sa ei olnud ju parteilane ka, eks? Ei, ma ei olnud parteilane, jah. Vähe sellest olid küüditatud perekonna, jah? Ei, ma otseselt, ma olin nagu, seotud, jah, selles mõttes ingeri soomlane, et rahvapäevane, aga ma ei tea, jah, igal juhul ei olnud mingeid probleeme. Siin käisid näiteks, siis oli siin ikka päris Ilmar Repner oli ühekene hirmul isegi, kui tulid need raadioajakirjanikud, see kõik olid Deutsche Welle ja Vabadusraadio venekeelsed ja siis nad käisid ka Vinnis ja siis ka siin. Nii et käisime siis Palmses ja siis oli parajasti see viinavabrik oli seal, see otsasein oli, laiali vajumas. Ta ei olnud veel maha võetud ja ei olnud restaureerima hakatud, siis oli mis sa nüüd küll räägid selle kohta? Ma räägin, et nii nagu asi on, et praegu võtame selle maha ja kõik ja nii et jah, midagi kuskile mind välja ei kutsutud ja midagi ei juhtunud ja siis näiteks kui aga rahvas käis kaasas kõikidel? Ei, loomulikult käis kaasas. Ja marsruut oli kooskõlastatud, kas sina panid selle marsruudi kokku? Või? Ei, see marsruut pandi maal kokku, aga see marsruut alati vaadati üle koos nende inimestega, kes siis vastutasid selle eest ja pärast kindlasti rühmas oli alati siis ikka inimene, kes jälgis ja peab siis olema alati parajalt. Ükskord oligi siin Käsma poolsaarel käisime, seal oli Tšehhi kultuuriminister, ma öelda, mis aastas oli ja juba kellaaeg läheb üle ja Epner oli ka kaasas siis seal Kivikülvis, aga temal oli sõber seal kaasas ja see oli siis hästi suur seenehuviline, üldse taimehuviline, siis see näitas, millisest seenest kaifi saab ja millisest ei saa ja Epner, Saima,
kell on juba nii kaua, sa pead nad kohe siit välja tooma. No, ma ei saa ju kraest neil ometi kinni võtta. Ja Epner läkski minema ja mina tulin siis pärast hiljem nendega sealt välja ja noh, läksime lõpuks siis alt jälle, no igasugust asja oli. Ja muidugi, kui ma nüüd praegu need matkarajad, mis meil õpperajad on, praegu on RMK on väga tipp-top need korda teinud ja kõik on prügikastid ja asjad ja aga siis oli niimoodi, et mõnikord ma käisin ennem, kui ma läksin rühmaga õpperaja, näiteks siin Viitnal, ma koristasin ennem selle raja lõigu ära, kuna lihtsalt oleks piinlik olnud minna nendega. Sama oli Viru rabaga. Et noh, igasugust tööd on tulnud teha. Ja siis radade märgistamine oli minu peal ja siis Ripseikiga me siin koos tegime need postid on siiamaani uhked. Sai numbrid peale põletada ja siis nii et ansambliga seoses seal oli jälle niimoodi, et alati olin ekskursioonil ennem selle rühmaga, siis oli meil mõnikord 2-3 esinemist isegi päevas väikse rühmaga ansambliga. Siis seda rahvakultuuri tutvustati ja seal tuli siis ka natukene siis eri keeltes vähekene siis tutvustada nii neid laulu sisusid ja nii edasi. Ja sai koguda siis vanadelt inimesed, kes veel mäletasid mõningaid laule ja vanu tantse siin samas Draksida siin Viitna külast. Temalt me saime 12 tantsuvarianti kohalikku ja no neid me siis siin, kui Jaani tuled olid, siis neid sai ka õpetada kohalikud variandid. Ja rahvas oli innuga alati tuli siia ja neid just neid tantse õppima, noored ja kõik, et noh selline. Siis mis puutub rahvariietesse, siis neid meil ju ka ei olnud ja siis meil nagu 3 kihelkonda siis sai uurida Tartus etnograafia muuseumist. No Kuusalu variant, seal oli väga hea olemas, siis Ilumäe oma ka, päris mitu varianti. Kadrina oli olemas, aga Haljala suur kihelkond ja siis, et kuna meil Haljalat ja ma siis käisin seal muuseumis, siis oli Aino Voolma selle ajal väga hea rahvariiete tundja, vana proua. Ja leidus ainult üks väike riideriba selline sellest Haljala rahvariide seelikust. Suviseid niisugused rõivaid oli palju ja siis selle baasil sai siis see värv siis noh, nagu paika pandud, üles joonistatud, siis lastud teha see praegune see Haljala, mis see kena selline sinine rahvariide seelik on. Ja mustreid sai välja joonistatud ja kuna natuke mul seda käed on sellised, et ühte kui teist ka kätega oskan teha, siis igasugust autodele siin šabloone oli tarvis teha ja no niisugused kunstipärased asju ka mõnikord tuli teha. Jõulukaardid. No jah, esimene tuli teha ka ja ja läheme rahvamuusikute logo. No ja logo ja. No niisugust asju jah, mis oli vaja teha, sest et ja siis muidugi jah, need ühised ekskursioonid, need olid küll hommiku vara ja õhtu oli 9-10 paiku hiljemgi, kui päike loojus, sest et eestlased ei olnud ju siia pääsenud ja siis oli väga pikad päevad ja oli eriline rituaal, oli siis päikeseloojangu vaatamine rannas, nii et see oli siis alati niimoodi nagu kombeks. Ja noh, näiteks Ilumäe oli see Paalenite auaplats ja oli seal hästi võtsa kasvanud. Seal me siis ka korrastasime ja tegime väikest tööd ja siis lihtsalt ja kõik olid sellega alati nõus, nii et innustus oli suur ja muidugi praegu ma käin siin ka Lahemaal kogu aeg välismaalastega eelkõige just ka õpperadadel ja muidu ekskursioonidel, et mis ma selle kohta ütleks, et mõnikord tundub nii, et need, kes väljast tulevad, oskavad seda kulla hunnikut ja seda kõike, mis siin Lahemaal on, paremini hinnata kui mõned, kes koha peal elavad või siis ütleme Eestis elavad ja asju otsustavad. Et see suhtlus inimestega üle maailma praktiliselt
ja eriti riikidest, kus seda loodust nii vähe on järel ja seda vana kultuuri, siis nad lausa ütlevad, hoidke seda, hoidke seda. Et ja jah, silmaringi see väga palju laiendab just, et on vahva ja uhke seda näidata, mis siin on tehtud, ei ole vaja häbeneda. Ja selline. Sa rääkisid, et kui sa sealt Tallinnast, kui sa esimest korda tulema hakkasid, et siis see oli, aga mis siin siis Lahemaal pahviks lõi? Mis on see, mis sulle endale nagu mõjus? Lisaks sellele, et Anne siin muidugi. Ei, ega ma tähendab pärast vaatasin. See tuli suhteliselt magus töökoht ju. Jah, ma oleks hakanud seal siis Tallinnas välislaevu varustama kultuurkaupadega selline Aga see, mis sind Lahemaal nagu, kui sa siia jõudsid? No Lahemaal ootas siis, see oli lihtsalt uue õppimine, huvitav ja ka oma selline omamoodi selline idee teostamine ka nagu, et see on ju tähtis ometigi. Ja kuna siis ka pääses juba siia ikkagi liikuma ja oli lootust, et see asi laieneb, et ikka enam siia inimesi pääseb vaatama seda, mis siin tehtud on. Ja kuna see tunnustus tuli ka ikkagi, hakati hindama, et see on tõesti väärt, kuna selle rahvuspargiga algul ei olnud ju, tähendab, USA-s see oli muidugi Yellowstone, aga ei olnud ju rahvuspargi definitsiooni. Ja näiteks siin, kui käisid mõnikord Moskvast mõned sellised, kes käisime mõisatus, no mis te neid mõisasid siin restaureerite, need ei ole ju, nagu öeldakse, teie omad või niimoodi, et see on ju kurnajate tehtud nagu. Aga sellele ma vastasin, et ega mõisaid ei ehitanud mitte need mõisnikud, vaid need on Eesti rahva poolt ehitatud ja see on üks etapp sellest kultuurist ja see on osa meie kultuurist ja siis pärast enam sellist rumalat küsimusi tekkinudki. Ja muidugi see definitsioon aitas ka palju kaasa edaspidi, kui oli, et ei tekkinud, et miks teil seda rahvusparki vaja, miks ei ole nagu venekeeles on zakasnik ja zapovednik, kes sulle ka, et need on hoopis teised asjad ja muidugi pärast ju hakati Nõukogude Liidus neid ka tegema rahvusparki, aga sellega muidugi oli natukene naljakas lugu. Kuna vene keeles on natsionaalne park, see natuke see natsionaalne see sõna alati ei sobi mõne inimese kõrvus. Ja siis mõnel pool asutatigi natsionaalne park, mõnel pool siis priroodne park siis, või siis natsionaalne priroodne park või priroodne natsionaalne park, et niisugused asju oli ka ja ma ei tea, kas enam on, ma ei usu, aga jah, selline nagu, et ka sõnadel oli mingisugune selline mõiste juures, mis nii väga ei istunud ja mida nagu püüti vältida, aga No see, mis oli Lahemaa rahvuspargi puhul unikaalne alguses, oli just see rahvakultuur, millega sa otsast peale nagu seotud oli. Et see oli rahvusvahelises mõõtmes ka unikaalne. See tuli Eilartilt need samad ideed ja Tõnuristilt selle rahvakultuuri sidumiseks ja see oli just see, millega sa nagu kõik need laulude kogumised ja kas olid selle sektsioonitöös ka osalesid? Ei, ma tegin seda kõik, see oli kõik selle ansambliga seoses. Ja näiteks kui me käisime ansambliga seal Moskvas, kui oli hästi suur folkloorifestival ja siis oli just Eesti rahvuslipp, sinimustvalge oli meil rahvuslipune, oli kasutusel ja meil oli 2 suurt lippu kaasas ja mul on sellest slaidid ka ja tõime 2 rahvuslippu seal punasel väljakul selle Blaženne katedraali taustal üles ja siis ma tegin pilti seal, õigemini slaide ja siis hüppas minu kõrval üks mees ja küsis, et mis lipp see teil seal on ja siis ma seletasin, et see on meie rahvuslipp ja niimoodi ja siis me käisime oma rahvuslippu ka seal näitamas ja rääkisime sellest ja esinesime Moskvas seal nii et kes seal tänaval ja siis küsisid ka seal pealt vaatad, mis lipp see on meie rahvuslipp ja see oli kunagi meie Eesti Vabariigi lipp ja
ja nii mõnigi ütles seal, et tublid olete, jätkake samas vaimus. Ja seda öeldi algusest peale, siin 70 ja alguses. see oli siis Hollandse rahvuslipp oli ja sellest siis ja siis oli pärast muidugi oli meil see õige lipp ka seal, aga väikese lipu me panime ikka oma selle plagu sinna otsa, selle väikese lipu ja siis kui me jõudsime sinna VDNH näituste paviljonide juurde, siis üks Soome teleajakirjanik siis võttis intervjuud minult, et ta nägi ära, et see on eestlaste lipp niimoodi, et jah, sellist asja. Nõukogude Liidu lagunemise juures osaline olnud. No ei tea mitte seda, aga jah, aga siis oli leedulased ei julgenud oma lippu välja võtta, lätlased võtsid, nii et neil oli ka kaasas, aga nad ei julgenud, aga meil jah. Aga sinna see viis jah, seda rahvuspargi loomine. Ma laskma selle ära skaneerida, need on väga ilusad slaidid, mis said tõesti, et jah. Et tuleb olla julge ja väärikas igal ajal. Tähendab, jah. 70-ndatel suhted soomlastega, Soome looduskaitsesüsteemiga juba olid väga soojad, sina ju tõlkisid soome keel. No soomlased on üldse väga palju aidanud Eestit looduskaitse ja üldse sellel alal. 70-ndatel juba ja 81 seesama sa rääkisid, kuidas Altjas oli rukkipõld teil. Ja siis soomlased just ütlesid, et sealt tuligi nende see traditsioonilisel viisil metsade majandamine riigi metsade süsteemis, ideed tulid, et arutati, nad olid juba arutlusel sellel ajal. Ja seda küll. Ja soomlased näiteks metsade inventeerimine, need rahad nad kõik üle Eesti selle korraldasid ja aitasid, jah. Aga see oli Sangaste rukkis, mis seal kasvas. Mis delegatsioon siis Soomest? Siin käis neid küll teadusemehi ja ka siis Soome looduskaitseseltsi rahvast väga palju käisid. IUCN-i inimesi käis siin ja väga palju need üle need kõik jaga. Nii et on ka siit malli võetud, mitte ainult meie pole võtnud mujalt, et 80, olgem ausad, see oli piiritsoon, välisdelegatsioonid käisid, 70-ndatel oli juba Inturistisse siis kavas. Ja Inturist käis, nendel oli marsruut kokku lepitud. Ja see ei puudutanud üldse Lahemaa seda külastus? Ei, see oli ja mõnikord oli neil tarvis siis meilt giidi nagu. Aga see oli täiesti eraldi asi? See oli täitsa eraldi asi. See oli üks paikadest, kus 70-ndatel... Ja siis nad hakkasid ka seda tegema, Inturist hakkas ka siia korraldama siis niisugused väikest reisi. Ja õpperadadest siin Viitnal oli Veljo Ranniku, siin oli külastale Viitnal, siin oli see õpperada kõige esimene, siis oli, ta tegi ka Palmsesse selle õpperaja. Ja Arne Kaasik tegi Käsmu selle õpperaja, et need on niisugused varasemad õpperajad siin üldse. Nagu, kus siis sai ka käia. 80-ndatel oli juba Lahemaa enda külastuse marsruudi, välismaalased olid juba, võisid ka siia tulla kindlatel marsruutidel? Ikka, ja siis oli veel niimoodi, et mõnikord oli niimoodi, et ma teadsin, et on erilised loodushuvilised ja näiteks Pedassere kivineem, see on väga huvitav niimoodi. Ja piirivalve? Ei, seal ei olnud siis enam piirivalvet, siis ei olnud sellel, oli juba see maja oli tühi, aga siis oli selline võimalus mul ka, et ma helistasin siis kas Rakveresse, seal oli üks major, ta ma oma ajusilmaga näinud ei olnud, aga helistasin, kas me võime sinna minna. Üldiselt alati anti luba. Või mõnikord läksime Käsmus, nagu tahtsime suurema tiiru teha, siis läksime Käsmu kordonisse ja seal siis kandsin ette, kes me oleme ja siis nad lubasid meil seal käia. Aga ükskord kukkusin ma sisse Altjal, sinna saab minna niimoodi, et ei ole vaja registu läbi sõita, kus kontrollitakse. Mul oli Tallinna Pedagoogilisel instituudil oli külas Bulgaaria tudengid, tüdrukud, me käisime enne seda Viru rabas ja nad siis ujusid seal rabalaukas. Mis nad tühjad ujusid? Nad lihtsalt hoidsid kütehammastega sellest laudtee ühest lauast kinni, aga asi oli selles, et pidi ka rabalaukas ennast ära kastma. Ja läksime Altjale kiikuma ja vaatan, meil luba ei olnud küsitud sinna. Vaatan, tuleb 2 piirivalvurit ja üks keskel selline, mingi pagunitega mees, mina neist pagunitest aru saan.
keskel ja siis tulevad minu juurde sinna, kes teil siin on ja ma olen giid ja et mul on siin need ja et aga mul on major Kotšekarovilt on luba küsitud. Aga seekord ei olnud. Selle peale ütleb siis see keskmine mees, ütleb, ja major Kotšekarov. No mina ütlesin, et väga meeldiv on teiega tutvuda. No ja siis oligi sellega, siis see lõppes meie, nii et ükskord ma kukkusin ega nii toredad, siis ma nägin ilus, kena niisugune väiksemad kasvu mees, niisugune kuskil 30 veedikene pruunide silmadega, nüüd väga meeldiv, nüüd meil oli väga meeldiv tutvumine. Mul on võlusõna major Kotšekarov, aga sattusin selle võluriga kokku, nii et niisugune asi oli ka. Jah, nii et ei ma oska rohkem midagi siin rääkida. Kõhti juba tead. Jah, minuga. Oota, mingi asi on, mida ma tahtsin enne küsida, aga mis, sina oled see inimene, kes tuli tööle koos Aarne Kaasikuga. Ja ühel ajal me vormistati meid tööle, jah. Ja oled siiamaani Lähemaal olnud? Tähendab, ei, ma mitte otseselt niimoodi, ma läksin ikka ära ja siis ma... 2 aastaks, jah? Isegi väletamise ajal, aga siis külastuskeskuses, kui see tehti sinna Palmsesse esimene päev, kui see lahti oli, siis ma olin ka esimesel päeval seal tööl. Me Annega seda pidasimegi seal üldse. Ja siis oli ka tore lugu, oli Ööl Kaalael, kes on nüüd Tartus siis või enam ta ei ole, ma ei tea. Ja tema siis tuli sinna ja kell oli 2 juba läbi, kui ta sinna sisse sadas ja taskud punnis, raamatud siin ja niimoodi ja jala tuli siis Viitnalt Palmse ja temal siis plaan, et tema läheb Võsule, Käsmu ja sealt Loksalt siis sõidab Tallinnasse tagasi bussiga. Ma ütlesin, et ei jõua kuidagi. Ja siis pakkusin talle kohvi ja siis ta pani nõust tubakat omal seal ninna ja siis niisugune esmane tutvus siis Ööl Kaalaeliga ja siis ta pärast oli Eestis ju tükk aega ja siis ta just ütles, et tema õpib ära nii palju eesti keelt, et tema kirjutab raamatu Laidonerist. Ma ei tea, kas ta selle on teinud teoks või ei ole, seda ma ei tea nüüd ja need niisugused... Ja teisi värvikaid inimesi, sul on presidentidega... Aga siis üks värvikas on veel Ted Turner, kes see suur telekompanii ja siis tema tuli siia, ta tegigi hea tahte mängud, korraldas ju ära ja siis ta tuli oma naise ja lastega siia ja siis ma mäletan seda, kui jalutasime Palmse tiigi ääres ja siis dressid olid seljas ja tossud palja jala otsas ja siis pardid ujusid seal tiigi peal ja siis ta küsib minu käest, et Saime, et mis vahe on siis kommunistlikel ja kapitalistlikel partidel. Vahet ei ole muud kui, et kapitalistlikud saavad vabalt igal pool prääksuda, meie peame salaja prääksuma. Niisugused, jah. Sa oled kõigi Eesti presidentidega ringi liikunud või? Lennart Meriga oli see? Lennart Meriga oli väga tore lugu ka ja siin samas üle minu juures ikka alati me panime riidesse, alati oli jaanipäev, küllalt kuum aeg oli ja rahvariidet ja siis viimasel minutil ikka sain need selga panna ja siis oli enne seda ükskord siin teisel pool otsas Aino, tema ikka käis ka minu juures ja siis ükskord meie oleme seal pool alasti bikiinidega jookseme ringi ja 3 olime seal ja koputab ja mina veel omas mõtte, mis see Aino nüüd on, peab nüüd koputama ja mina läksin siis nii nagu ma olin seal siis vastu ja ukse taga seisis valges uhkes ülikonnas Lennart Meri, siis ta ei olnud president, siis ta oli ja kirjanik ja mina ütlesin, oi, et ma panen kohe midagi selga ja ta lahendas selle asja väga, ei, ma viskan ka pintsaku maha. Ta tuli küsima, kuidas alt jälle sõita. Nii et selline juhus oli ja
hea küll, nüüd on juba läinud, nagu öeldakse, kollaseks no kirjanduseks kätte. üks lõbus lugu, mõni rahvamuusikute lugu kollaseks ka. kirjanduseks Teil on kätte. rahvamuusikute lugusid, on teil Ei, no need on ka ei, omajagu. Sa midagi rääkisid seal rahvamuusikute sünnipäeval ka mingitest bussireisidest ja asjadest. Eks neid on jah, aga ei noh, ega siis kõike korraga ei saa, aga aitab Aga küll. ütle midagi ilusat lõpetuseks ka, mis sulle Lahemaal head meelt teeb, mis praegu? Ei, noh, tähendab, see, et Nigel on kõik, see on teada ette. Head meelt teeb see, tähendab, et ta on olemas ja et inimesed on, kes just need kohalikud ja siin ikka asja edasi ajavad ja selle eest igati hoolt kannavad ja võitlevad, et ta ikka jääks ja oleks Eesti rahva uhkuseks ja auks. Jah.